pars ja käepide, millest kinni hoida ja hoitakse niimoodi kinni. Et see vikatitera tagumine osa on roots, ma hoian siit sellest kinni. Selle otsa, mis seal maas on, ma peaks suruma natuke nagu maasse, et ta oleks ka fikseeritud. Mul on siit fikseeritud sõrmeotstega, mul on sealt fikseeritud maha ja see osa on mul vastu kõhtu. Et põhimõtteliselt mul on 3 punkti, kus ma toetan vikat. Ma hakkan siis lükkama endast eemale ja ka natuke nagu terast eemale, ettepoole. Et siit poolt ja siit poolt. Et tegelikult see liigutus, mis reaalselt teritab vikatit, on see, mis siit alt poolt tuleb. Et vikat on natuke allapoole loomulikult kaldus. Et see tõmme on nagu tõhusam tõmme, aga siit pealt poolt tõmme on selline nagu viimistlev veel otsa. Natuke põlvedest ennast nõtkeks lasta ja hakata siis minema sellise riikeliigutusega, kus tegelikult vikat on alguses täpselt sama kõrge, kui ta on lõpus. Aga mis siis tehakse, et kui sageli võetakse kätte vikat, siis see on populaarses, nimetatakse seda konna tapmise tehnikaks, et see on siis, või konna peksmine. Et sa võtad vikati, siis üritad nagu võtta võimalikult palju korraga heina ja lööd niimoodi. Ehk siis, see oli hästi nagu utreeritud, aga et see tegelikult on siis tehnika, millega ma löön põhimõtteliselt 40-50 cm heina maha. Siit jäävad kõrred püsti ebaühtlaselt ja siit nad ei jõua ka kuhugi. Ei saa maha lõigatud, eks ole. Ja pärast on hein peal ja siin heina all on tegelikult niitmata hein. Et siis lõpuks, kui kokku riisuda, siis lõpuks on siuksed nagu peaaegu meetrilised sellised juuksed püsti. Kaar algab tegelikult, kui sa võtad tähele pane, et sa üritad hoida siin, aga tegelikult hakkab su siit pihta. Okay. Ja kui sa keskelt lähed, siis sa keskelt langed alla, käid maalegidel ära ja jõuad lõpuks teed jälle üles tagasi.